Mai Murdmaa. Mai ema tõi hajameelsusest sünnitusmajast kaasa vale lapse. Isa kahtles, kas see on ikka meie tütar. No oma last ma ikka tunnen, väitis ema ja pahvis suitsu. Siis tormas uksest sisse ämmaemand ja lapsed said tagasi vahetatud. Aga väike Mai jäigi mõtlema, olen ma ikka õiges peres. Balletikooli pisteti Mai nälja pärast. Balletikoolis maksti stipendiumi. Mind pandi balletikooli 8-aastaselt juba. Mina ei olnud see, kes unistas balleriiniks saamist, nii et seda minus ei olnud. Balletikoolis oli Mail piin puu ääres seista ja harjutusi lõputult korrata. Elupõline pedagoog seisis ta kõrval ja kinnitas, Eesti pean никогда не võistit balleriina. Sellele jutule vaatamata sai Maist Estonia teatri solist, tantsis Luikede järves musta luikegi. Ballettmeister lubas, et Murdmaa saab tulevikus tantsida kogu Luikede järve. Aga keset etendust ta kukkus. Tekkis põlvetrauma ja ühtegi Luikeda enam ei tantsinud. Mai oli siis vaid 20-aastane. Mai kogus end ja läks Moskvasse, Kitisesse, et saada koreograafiks. Võt nii. Ja nüüd pange tema ise istuge, enne istuge ise. Võt nii. Ja nüüd hakka minema veel rohkem, juta palju rohkem ja sul jalad lähevad, palju rohkem peab kehaga tegema. Palju rohkem peab tegema kehaga, kui sa lähed. Palju rohkem. Ja natuke ruttu teed oma keha sirgeks ka. Algus peab olema kõver ja tee peal ta peab minema sirgeks. Mai koreograafia ja Mai tantsukeel oli nii teistmoodi. Ta nagu ei matkinud kedagi, see oli temad. Kui ta midagi lõi, see tuli kõik tema seest. Ei võetud iga kord hästi vastu, see oli nagu liiga julge. Oli ikkagi väga palju sellist intiimsust, mis ei olnud harjutud nägema laval. Ma mäletan, et keegi tuli saalist, et kas see peab nii lähestik olema, kas te ei võiks nagu vähem üksteisele otsa vaadata või et seda on nagu natuke liiga palju. Et see on liiga sensuaalne. Lavastanud nii idas kui läänes, olles ballettmeister Estonias ja mujal, huvitab teda ühelt poolt Eesti juurikas, teiselt maailmakirjanduse klassika. Teda paeluvad pööraselt dramatism ja tugevad inimtunded, mis kehastuvad erakordses liikumises.